Triin Saulus, number 14 Lisette Tammik ja number 17 Mari-Liis Lillemäe. Ja siit läksime Puškane ja Räämet omavahel ja nüüd siis Miksoone mängija, kellest me ilmselt täna näeme, kes siit ja läheb Lisette vist isegi peale lööma sellest olukorrast. Meie koondisele tuua, nii Tammik palli taga, hea pall ka seal. Ja oli see Purgats, kes sai peaga löögile, aga suluseis vilistati nüüd selles olukorras. Aga nüüd saame kontrolli alla ja hästi praegu. Ja see leiab hea söödu, aga Purgatsi sealt läheb löögile ka, aga siit, ütleme, siuke väike momentum on siin praegu Eestis ja siin Vladat ja hästi ja tuleb esimene ära. Super Vlada. See oli väga hea löök, täpselt lati alla, sarvede vahele, ei olnud väravahil seal mitte midagi teha ka. Mega. Vlada, kes siis Bulgaaria vastu oli kerges palavikus päev enne ja ei saanud siis mängu teha, lõpus seal mõneks minutiks platsile sai. Terav näeme praegu ka. Ja hästi. Mõtlesin, kas ta näeb seda Salei-sõitu, aga näeb. Seal ei võib-olla oleks soovinud, et oleks rohkem nüüd värava peale selle suuna võtnud, et aga siit hästi kasutab nüüd oma keha Saulus seal selles olukorras ja Lillemäe saab löögile ka. Selle momentumi jagas ära, aga siin nüüd ja õnnega pooleks nüüd tuli siit läbi Voitane sealt selle palliga ja hea pall värava alla, aga teine huvitav fakt, sorry, ma segan vahele korra. Kohtunikul on samal, vaatame selle olukorra ära. Ja tõstesid, ise valida kumba nurka nagu ära lükata, aga see oleks väga efektne värav olnud ja näeme siit uuesti hästi kombineerimist, siit Purgats saab. Äkki seal ees kellegi läheb õnneks, aga näeme, nüüd on see Salei koht ja nüüd on siin nüüd Saulus kaitse ja poolkaitsjate vahel nii-öelda omavahel söödame, et lätlannad kas siis kogemata, tõenäoliselt kogemata jätavad ikkagi päris arvestatava ruumi meile. Nüüd on see koht, kus Salei võiks värava peale minna, läheb ka hea pall. Ja Tammik. Ei realiseerinud, aga võimalus korrektuurideks on siin teisel poolajal, aga nüüd siin Miksoone hästi tõusis ja saab siit seal lahtimängu versioon või pigem kasti, seal pigem ikkagi otsitakse hästi ja päris hea pall ja Räämet sai ikka väga tajurna ja meil on veel Liimets, kes siis praegu nii-öelda U19-ga on, aga siin Teernja väga hästi ja siin peab ära lööma Saulus, aga ei löö. Kõige hullemini ei läinud. Jah, kuigi ütleme, Senberga on endiselt veel platsi kõrvale, sealt tuleb penalti meile. Tuleb penalti Lillemäe selle ja hästi murdis Lillemäe. Nii, siin ei tulnud seda esimest. Väga palju selline natuke vaimne töö iseendaga, aga siin lätlannad mäng hästi koondises, nii et sealt jällegi hea. Jah, oli õiges kohas ja sai selle palli seal natuke kaugemale kastist, aga väga ohtlikult tuli tagasi see. Nii, siin vahetuses sekkunud Merisalu ja hästi paneb siia ja siin Saulus, kes natukene liiga kiirustas, et oleks. Rahvusvahelisel tasemel ju väga oluline tegelikult realiseerimine on. Teab Eesti koondis seda omast käest väga hästi. Vaatame nüüd selle olukorra ära ja siit tulebki terava nurga alt löök ja värav Lätile. Ja siis Antasania Puškane number 18 on see, kes siit selle värava läheb vist olegi vahet, kas ta on 68 või 69 minut, aga fakt, mis nendest oleks teist ikka, nüüd on oluline natukene seda momentumit siit kätte saada, aga nüüd on seal Räämet
nutis, aga nii-öelda heas mõttes jõudis kohale, nii et siin selline siin Purgats ise veel lüüa ja uuesti siis Vilipuu peale ja Vilipuu nüüd saab, aga ja kas pusib seal lõpuni selle ja vist pusib ja nii palju pusib, et saame nurgalöögi, nii et hea tegutsemine Vilipuu poolt. Ja Rutšane kindlasti hea maadluskaaslane on. Päris hea pall, aga seal on nüüd aga siin Purgas nüüd tõusmas ja hästi ja miks ei võtnud väga hästi kuidagi lätlannad tulid. No mõte hea, kes nüüd see pööramine sinnapoole hästi praegu, väga hästi. Ai, Tammik on prillid ka ees, aga see pall, ütleme, muidu oleks sealt ju läbi läinud ja nüüd on siit vastupidi lätlannad tulemas ja meie õnneks siis oluline, et siin lätlannadele veel seda võimalust Janna siit vahet siis sekkunud, niitasid Miksoone ja Miksoone. Jah, et see muudab täpselt selliseks edasi-tagasi mänguks selle asja, aga. Nii, ja täna siis sellised lood, et mõõduvõtt naabritega jääb meil 1-1 viiki.